Kas teadsid, millist püha on kõige kaugemast ajast 9. mail tähistatud? Kui arvasid, et see on Euroopa päev või Saksamaa kapituleerimine teises maailmasõjas, siis oled petta saanud. Tegelikult on juba pea 1000 aastat 9. mail tähistatud püha, mida Eesti rahvakalendris tuntakse Nigulapäevana. Püha ise on aga meie aladele jõudnud läbi katoliikliku Hansa traditsiooni, mille juured omakorda ulatuvad 11. sajandisse. Nimelt on see päev pühendatud pühak Nikolausele, keda idakirikus tuntakse imetegija Nikolaina. Pühak Nikolaus oli keskajal erilise au sees Hansalinnades, mistõttu pühitseti neist temale ka mitmeid kirikuid. Üks selline kirik asub ka Tallinnas ning nagu juba arvata võite, on selleks Niguliste kirik. Püha Nikolaus on populaarne omaaegsetes Hansalinnades, kuna ta on kaupmeeste ja meresõitjate kaitsepühak. Täna siin Niguliste kirikus jumalateenistusi ei peeta, kuna 1944. aasta märtsi pommitamises sai kirik rängalt kannatada ning hävis enamus kirikusse jäänud varast. Õnneks alustati juba 1943. aastal kiriku kunstivarade evakueerimisega, tänu millele on ka säilinud üks Põhja-Euroopa haruldasemaid kunstteoseid, mida saab täies hiilguses näha üksnes 3 korral aastal. Talvisel Nigulapäeval, kevadisel Nigulapäeval ning kõikide pühakute päeval. Tegemist on Niguliste kiriku peaaltari ehk roode altariga. Õnneks on teinud kunstimuuseum sellest ka virtuaalkoopia. Meie otsustasime siiski altari avamist oma silmaga kaeda ja video vahendusel teilegi sellest osa anda. Niguliste peaaltar telliti 1478. aastal tuntud Lübecki meistri Hermann Rode töökojast. Tallinnasse jõudis see 1481. aastal. Altar läks maksma terve varanduse 1250 riiamarka hõbedas. 1 riiamarga mass oli pisut üle 200 grammi, mis tähendab, et altari eest käidi välja rohkem kui veerand tonni hõbedat. Hõbe oli toona enim levinud väärismetall ning selle kohta on Niguliste muuseumis lausa eraldi väljapanek, mida soovime kindlasti külastada, et imetleda keskaegset käsitöökunsti. Aga kes oli Püha Nikolaus ja kuidas sai 9. maist Nigulapäev? Püha Nikolaus oli Ida-Rooma keisririigi Väike-Aasia poolsaare lõunaküljel asunud Lüükia provintsi Müüra linna peapiiskop. Oma nime on ta saanud sellest, et piiskopina tegutsedes võitis ta rahva südame. Püha Nikolausega seondub mitmeid legende, mis jutustavad tema heategudest ja hädast päästmistest.
Ka on Püha Nikolaus jõuluvana algkujuks, millest tuleneb komme teha kingitusi ja head jõulude ajal ning lapsi külastab inglise keeles Santa Claus, mis tuleneb Saint Nikolausest. Kevadine Püha Nikolause püha aga pärineb 1087. aastast, mil Itaalia kaupmehed tõid Püha Nikolause säilmed tema kodukirikust Müürast Itaaliasse. Nii ongi saanud Püha Nikolause säilmete Itaaliasse jõudmise päevast kevadine Püha Nikolause püha, mis meie rahvuskalendris kannab Nigulapäeva nime. Eesti rahvakalendri järgi ei tohtinud Nigulapäeval teha tööd hobusega ning algas soodusaeg ubade ja herneste külvamiseks. Tänane päikseline päev on selleks justkui ideaalne ning kuna Tallinn on ka Hansalinn, siis on just paslik tähistada Nigulapäeva, mis on pühendatud meresõitjate ja kaupmeeste kaitsepühakule. Võib-olla saab nii jalad alla ka Eesti majandus ja merendus. Kaunist kevadet!